Nii, ja me oleme Nõmme või Sportland Arenal valmis ja tuul on muidugi meeletu viimastel päevadel olnud ja praegu oleme siis olukorras, kus Nõmme Kalju saab rünnata vastu tuult ja ikka ja jälle töötatakse Eesti liigas ennast üles. Ja Rauno Sappinen ka tegelikult eelmise hooaja. Nüüd on väga huvitav ja ongi pall väravas ja Nõmme Kalju on läinud juhtima 9. minutil. Ütleme, et kui see olukord algas, siis et sul juba tuli hopp, siis ma nagu ei saanud aru, et kuidas ei ole võimalik veel väravaid seda kätte saada, aga see sööt oligi nii tugev, et Kivila tegi endast maksimumi, aga taha nurka see sisse läks, nii et vaatame seda olukorda veel, et kas sealt tuli äärekaitselt see sööt või tuli keskkaitselt, et ei olnudki olukorraks ise nagu niipidi ka valmis, et siin näidatakse vaherit meile, et kas siis oli see keskkaitse vaher, aga siit tundub nii. Tundub küll, et vaher paneb palli ja paneb otse värava peale. Paneb otse värava peale ja teile võimalust need edasi müüa. Reido nüüd mööda maad, Alliku peale mängitakse ja keskele! Ja vaheril oli võimas. Näidatakse, et kombinatsioon pea ja see tähendab tagumist tsooni ja tuleb sealt. Laane peale. Kaitseline survet on see, et nagu see ennem Kristjan ette lugesid, et noor. Alamalt tegelikult selline keerab pall. Ja taas sinna ette. Ja Alliku ja nüüd on lahti see. Ja veel Berk tõi välja, vaatasid läbi juba üle kai. Ka mängis, kui Mašenko toob nüüd Kalju vastu rünnakule. Seal on Baptista käes pall teise lainesse. Ja läheb üle. Ivanov tahtis kohe kiiresti edasi mängida. Alamaa nüüd paremal pool, sealt tuleb Sendetus. Sappineni peale, tegelikult ilus. Paneb söödu eksimuse ja pall läheb auti, siis saab tempot korra alla tõmmata ja võistkonna vähe kõrgemale viia ja pall kogu aeg säilib ka selle ees. Ja nüüd Väinilaani ja jookseb Feeringule ära. On taga olemas Alborovitsikov, läks terava nurgalt ise löömat. Ja siia kasti joone peale Sappinen. Hästi Alliku teeb üle tõsta, aga üle väravaga. Võidatakse uuesti pall ja Männilaan, Siht ja Ivanov tõusevad nüüd rünnakule, Siht keske. Milline pomm ja nüüd rebound ja Kivila toob ära mõlemad löögid. Keegi maas, et siin on nüüd Kuraksin ei tea kuhu, või tähendab treenerid annavad infot, kus Kuraksin olema peaks ja jälle üle müüri ja latti. Oli tunduvalt parem. Kuraksinile ääre peale. Alliku 16 peale, ilusti keeras sealt ära, üritab sinna keskele minna. Ja paneb tagant mööda. Siis see on haavatav koht praegu, Kalju jaoks nii Männilaan. Pallile küll pihta ei saa, aga siit on võimalus minna ja võimalus, kas jääbki võimaluseks? See jääbki võimaluseks. Külla jällegi suudab jala tõrja. Seal on üks kollane kaart alla, aga nüüd tullakse Kuraksin on sinna vasakule äärel sattunud. Antonov on keskel olemas, võtab Kuraksin ette. Berk juba läks minema siit, aga mis siit? Eksib nüüd sööduga. Ja paneb jala vahele ja siit Kaljule see paut ka. Ja mängu lõpu üle ja Nõmme Kalju on võitnud Tallinna FC Flora 1-0. Marko, jätan sinu siia ja lähen ise intervjuudele. Rauno, tõsine töö tegemine 1,5 tundi, aga ei väravat. Miks see täna nii oli siis? Ma ei teagi, miks see nii oli, et me pingutasime, proovisime igat pidi. Mingid momendid suutsime tekitada, neid ära kahjuks täna ei löönud. Mida see Nõmme Kalju teeb selliselt? Superkarika finaal läks ka nendele, et on nad olnud keerulised teile praegu? Pigem ma arvan meie enda mäng, et täna ka ju nemad said ju siukse õnneliku värava ja see selles mõttes nagu muutis seda mängu täielikult, et nemad iseennast nagu ei pidanud enam nagu nii hullult ründama, et meie olime see proovijoon pool ja tänu sellele neil tekkis kindlasti mingid momendid, et täna on lihtsalt siuke õnnetu olukord. Mis selle oma vära peale üldse öelda? Mis see on? On see lihtsalt tööõnnetus? Ma arvan et tööõnnetus selles mõttes, et neid ju väga tihti ei juhtu, et täna kahjuks läks nii. Kuidas nüüd meeskond selles olukorras, kus tegelikult on ju kõik hooaeg hästi alanud, võit on all ja nüüd väike tagasilöök tuleb? Mis see on põhiline, mille peale peab nüüd mõelda, millele keskenduda? No selles mõttes on ju, meil on 2 mängu mängida alles, et kui me mõtleme eelmise aasta peale, siis me ju alustasime 1 punktiga, nii et selles mõttes, et praegust on meil väga vara nagu mingi järelduse teha. Aga edu teile! Ja saan siia kutsuda ka kohe Henri Bergi Nõmme Kalju poole pealt. Tervist! Tere. No, mida öelda, kui sellised 3 punkti tulevad tiitlikaitsja vastu, siis vist on kõik väga hästi pähe? Jaa, ütlesime poistele ka enne riietusruumis, et 1 korra võidame, siis võib ikka juhtuda 2 korda, see juba midagi näitab midagi Flora vastu, et oli täiesti teistsugune mäng nagu 2 nädalat tagasi superkarikas, aga võib-olla seda mängu iseloomustabki need tingimused siin, et tuul, päike,
vähem jalgpalli, aga lõpuks võitis see, kes paremini adapteerus, et ma arvan, et ma ei tahaks seda küll öelda, aga et sellise väljaku peal mängimine, see ei ole jalgpall ja ma arvan, et Flora nõustub minuga, kui ka seda väravat oleks olnud nende poolt, kui see väljaku seisukord oleks parem. Kaitsetöö ilmselt selle võidu ikkagi tõi teile? Jah, saime harjutada 90 minutit madalat plokki. Olime agressiivsed kaitses, 0 tõrjet mul standarditega, nad olid ohtlikud, aga nendega saime täna hakkama, nii et suur kummardus tervele meeskonnale, jooksid palju. Ja 2 võitu all ikkagi head alustada hooaega niimoodi? Jah, mäng korraga ütlesime alguses selle välja ka, et me läheme igat mängu võitma, me peame mängima tiitli peale, see oligi meie eesmärk. Aitäh, Henri! Ja palju jõudu!